Ilusti saali tagasi. Väga tore on näha. Kuidas teile festival on olnud? Oi, eestlased teevad häält. Ma olen üllatunud. Ma nagu ootasin rohkem sellist nagu peanoogutust, aga ei, väga tore. Te olete elus inimesed, selle üle on alati hea meel. Minu lemmikosa igasugustest festivalidest, seminaridest, konverentsidest on alati kohvipausid. Ja ma olen nii tänulik selle eest, et mul oli võimalus olla nendel päevadel siin Haapsalus ja osa saada sellest festivalist just sellepärast, et mul on olnud nii palju häid vestlusi, nii paljude toredate inimestega. Mõned on olnud täiesti uued tutvused, mõned on olnud sellised, kelle juurde sa lähed ja ütled, et me ju vist teame üksteist ja siis tuleb välja, et võib-olla me olime 30 aastat tagasi mõnes laagris koos, aga ma olen saanud nii julgustatud läbi ka teiste inimeste lugude, kuidas Jumal on teinud imesid, kuidas Jumal on julgustanud, võib-olla ka lugusid, kus keegi on kaotanud lootuse, aga ta ikkagi püsib sellel lainel ja otsib uuesti seda lootust. Ka mulle meeldivad kohvipausid, küll mitte selle kohvi pärast, sest ma pole väga kohviinimene, aga samal põhjusel need kohtumised inimestega, need lood ja need hetked isegi, kui on võimalus kellegi küsimusele vastata siiralt, mis on see koht, kus mina vajan lootust. Ja seal samas kogeda, et see inimene mitte lihtsalt ei tee nagu, vaid see inimene kuulab ja ta teeb oma parima, ta palvetab seal samas. Ja see toob lootust, mida mujalt ei saa. Niimoodi, et me oleme olnud lootuse lainel ja siin on olnud väga hea. Eile me tähistasime sünnipäeva, aga me ei laulnud ja täna me jätkame samamoodi, et me tähistame veel kellegi sünnipäeva, aga me ei laula. Kas kellelgi on sünnipäev täna? On kellelgi täna sünnipäev, ei ole? Kas kellelgi on homme sünnipäev? Te peate püsti tõusma, sest me reaalselt mitte midagi ei näe muidu. Okei, kas kellelgi on selle? Ülehomme, väga hea, selle me võtame ja tähistame. Ja kuhu linna see kingitus läheb? Pealinna või? Hiiumaale. Palju õnne! Sinu kingituse tõi siia EÜ, nii et ütle neile suur aitäh, ma panen su kingituse siia. Ja tegelikult ma tean, et meil oli siin kohvipauside vahepeal ka väga palju sisukaid seminare, meil oli väga palju põnevaid filme, me saime vaadata eile üht filmi siin headest inimestest ja täna Haapsalu koguduse loost, mida mina tahan kindlasti veel ühe korra vaadata, sest see oli lihtsalt nii põnev. Ja me tahaksime välja loosida täna siin mõned kingitused, mis võib-olla aitavad meelde tuletada ka neid häid sisuosasid, mis me oleme saanud siin kuulda nii seminaride näol. Ja ma ei ole üldse erapooletu, mulle väga meeldib Toivo Pilli. Ja tema raamat ongi täitsa esimene, mis me tahaksime teile välja loosida ja see on selginemiste raamat. Ja ma ei tea, kellel on või kõige rohkem selginemist vaja praegu. Me mõtlesime, et me teeme niimoodi, et me palume teil kellelgi öelda ühe numbri. Äkki Einike, sina ütled Toivo raamatu saajale ühe numbri ja see number võiks jääda 1 ja 259 vahele. 164, aga meil on ka selline reegel, sest me saame teha reegleid, et see inimene peab olema siin saalis. Aare Ragun. Kas sa oled siin? Kus on Aare? Piibel muidugi ütleb, et seal, kus on sinu Aare, seal on ka su süda, aga vaatame, kas me leiame Aare ka üles. On Aare. Kõige tagumises reas väga ja siis me saime õigele kohale pihta. See on nagu laevade pommitamine. Pihtas ja põhjas. Aga me jätkame Tartu tarkade meestega ja me siin Hermaniga mõtlesime, et me üldse ei taha vihjata millelegi kellelegi, aga see räägib pühast tülist ja Tõnu Lehtsaare raamat. Konflikt kirikus arva ja pilgu läbi. Ja ma arvan, et see võiks minna kõige rahumeelsemale inimesele, et kas meil on siin väga rahumeelset inimest? Ma arvan, et siit eest teie olete nii rahumeelsed, teie võiks küll öelda ühe numbri. Number? 12 Juudas või?
ei olnud Juudas. Janette Pild. Kas sa oled siin? Ja ma just tegin reegli, et kui sind ei ole siin saalis, siis me kahekordistame selle numbri ehk võtame 24. Egli Desken. Kas sa oled siin? Kohvikus. Väga kahju. Kahekordistame. 48. Nii, kus me siin oleme? Jürma. Jürma. Väga napilt. Ääre pealt oleks endale saanud. Aga Ermo, püha tüli. Anname siit edasi ilusti, me oleme nagu nii head sõbrad, et paneme nagu liikuma. See on nagu hea sõnum levib niimoodi, näed, kõik igaüks teeb väike ja lõpuks jõuab kohale ja mees on õnnelik. Nii, aga võtame eest, Mehis, ütle sina üks number. Sa võid soome keeles öelda. 17. Nii, vaatame siis, mis siin on. Siin on 2 eesnime. Daniel, Anna. Anna Daniel. Anna Daniel. Aga sinule me anname valida. Kas sa tahad raamatut, kas sa oled tõesti sina Jumal või? Siis seda sa ei saa, siis sa saad vaba kirik, vaba riik. Ja anname selle jälle edasi. Ja palju õnne mehe sünnipäeva esimeseks päevaks. Nii, ja viimane number. Gunnar, midagi suurt. 250 viimane. 259 oli meil kõige viimane. Ja see on meie sõber Raido Oras. Jah. Nii, aga ma usun, et teil kõigil on olnud väga hea aeg. Ja me olemegi oma viimase ühise teenistuse alguses. Ja järgmisena tuleb siia Henri Lehtsaar. Kui me küsisime, kuidas me peaks teda sisse juhatama ja tutvustama, siis ta andis väga laia võimaluse meile, mida me kõike võiksime öelda. Ja siis ma ütlesin, et ma tutvustan ise teda, mitte Herman. Aga ma ütlen kiiresti ära, enne kui Kristel ütleb, et ta palus edasi öelda, et ütle, et tuleb asjapulk. Niimoodi, et asjapulk Henri, kes täidab liidus väga paljusi rolle ja on teinud väga palju. Mida täpselt, ma ei tea, kas seda jõuab siin kõike kokku lugeda, aga tõesti, palun tule siia, anname sulle mikrofoni üle ja lootuse lainel me oleme ja kuhu sina ütled, kuhu see lootus meid viima peab ja mida puudutama? Taevasesse koju, aga enne võib-olla peab rahakotti korra puudutama. Nii, nüüd on minu kord või? Sinu kord. Nüüd täname. Ma ei tea, kui paljud kogudused alustavad oma jumalateenistust korjandusega esimese asjana, niisuguse nullsoenduse pealt. Aga tõesti, me tahame panna kokku väikese korjanduse ka selle festivali toetuseks. Ja miks see festival ka oluline on? See korjandus tuleb järgmise laulu ajal, ütlen nii palju ette. Aga minu meelest selliseid ühiseid üritusi on vaja meil selleks, et kui me ka kohalikes kogudustes toimetame, kaasa teenime, siis meil on vaja aeg-ajalt nagu sellist teist keskkonda, et pilku üles tõsta. Ja siis saab ka Jumal kõnetada, puudutada. Ja mul on olnud eesõigus päris paljudes sellistes ühistes koguduste ülestes ettevõtmistes kaasa lüüa. Sõbralt sõbrale toimetamistes, Eluringikeskuse, Nuutsaku keskuse haldamises ja meil on vaja neid keskkondi, kus Jumal saab puudutada ja sellist õlg-õla tunnet. Nii et see festival on üks selline keskkond. Ja siis ma mõtlesin, et ühe üleskutse veel. Võib-olla sa oled saanud kõnetatud nende päevade jooksul, võib-olla sa oled mingisuguste otsingute keskel ja mul on olnud eesõigus siin meie ühises liidus kaasa teeninud üle 15 aasta erinevates rollides ja eriti äge, et ma saan oma igapäevatööd, niisugust ärilist tausta ja Jumalariigi tööd ühildada, oma erialaseid teadmisi rakendada Jumalariigi töös. Ja meil on neid erinevaid keskkondi, mida ma juba mõnda mainisin. Aga kui sa oled ka võib-olla küsimas, Jumal, mis su plaan edasi on minu elu jaoks, siis ja ka tööalaselt mingites otsingutes, siis
tule koputa kellelegi, kas mulle või mõnele muule asjapulgale, neid asjapulki on meil veel siin liidus. Aga selle laulu ajal see võiks olla üks tänulaul ja ka võimalus meil ühiselt kaasa panustada nende ühiste keskkondade loomisesse. Nii, aga ma tänan teid ja on võimalik panna korjanduskarpidesse ega siit QR-koodi kaudu ja Matis juhib meid selle laulu keskel. Nii, meil reklaamiti küll välja laul, aga see laul on ilma sõnadeta ja tänulaul on ta küll. Nii et meile öeldi, et oleks vaja instrumentaali ja me tegime, mis meil paluti. Need keskkonnad kõnetavad ja need keskkonnad loovad koha, kus me saame kokku millega võib-olla me kodus ei kohtu. Ja see festival oli ka keskkond, see oli keskkond, kus laiemalt kohtusime ja märkasime üksteist. Ja selle nimel, et see üldse oleks võinud toimida, oli päris palju inimesi, kes igaüks tegi natukene. Igaüks pani natuke, mõni pani muidugi väga palju ja mõni pani hästi palju. Me tahaksime igale ühele öelda aitäh, kes oma panuse on pannud. Ja me teeme seda niimoodi, et nimed on seal. Aga me vist peame minema määrda, muidu te ei näegi, kes need kõik on. Muidu me blokime ära mõne nime, jah. Nii, aga me teeme seda tänamist niimoodi, et me ütleme nime ja kui sa oled siin saalis ja sa kuuled oma nime, siis tõuse püsti ja me kõik oleme nagu wow, aga me ei plaksuta, me plaksutame kõikidele korraga lõpus. Sobib. Ja aitäh sulle, Aili Roosimaa. Allar Känd. Andres Roosimaa. Anna-Maria Venski. Anne-Mai Jugam. Anneli Rand. Annika Kääravees. Hardi Tõuse ja jää kohe. Ma nägin Anna-Maria, et seisid tagasi. Tõuse püsti. Kui sa kuuled oma nime, jää püsti. Tõuse ja seisa just. Hardi Viires. Artur Eerik Pärnamaa. Brit Normet. Karl Seiler. Diana Kajoon. Dione Frances Põld. Eedi Suurküla. Egli Tesken. Einike Pilli. Elia Kujanpää. Elisa Ladva. Emma Roosimaa. Ettel Suurküra. Erna Mare Saar. Fred Lausvee. Gunnar Kotiisen. Anna Roll. Heglis Lausvee. Heino Meri. Helen Haljasorg. Helin Siibak. Helina Voogne. Henri Lehtsaar. Herman Jürgens. Ilja Parmenenkov. Indrek Hiieste. Indrek Pihlak. Inese Pärnamaa. Inga Morozov. Iivi Münt.
Joosep Seiler, Joosep Tammo, Jordan Laikre, Joosep Metsala, Kadri Kristel Saagim, Kalle Kopli, Karin Järv, Karin-Liis Tanbaum, Carolin Kuura, Kärt Tamm, Kätlin Tingas, Katre Kotiisen, Kätri-Eliisa Aamer, Kerli Saupõld, Klaus-Peeter Ladva, Kristel Jürgens, Kristiina Krabik-Lattenberg, Kristiina-Maria Morozov, Külvi Maisov, Laura Kookmaa, Lauri Lehtsaar, Laurette Münt, Lehari Kaustel, Lisandra Kuusik, Lisette Jakobson, Lisette Luik, Maanus Vene, Maarja Palamus, Maarja Tammo, Marek Talts, Margus Ilves, Marie Pihlak, Markus Andres Tamm, Markus Mäemets, Martin Metsküla, Marten Põld, Martin Liimand, Marta Remma, Mattis Metsala, Mehis Metsala, Mihkel Nõlvak, Miikael Haamer, Milan Naumenko, Noora-Marie Vahter, Valter Oliver Remma, Oliver Saupõld, Paul Koopan, Paul Daniel, Paul Kask, Piret Metsala, Rait Tõnnari, Regina Viires, Romeo Annus, Samuel Suurmõts, Sam Raju, Samuel Saar, Sander Tulk, Sven Ehavald, Taimi Kopli, Toivo Tänavsuu, Tõnis Roosimaa, Tõnis Teras, Valter Rooso. Veiko Võsu, Mattias Mattias Mõttus. Nii, kõik on püsti ja on suur aplaus neile. Aitäh, et te olete kõik midagi teinud. Aitäh teile teie teenimise eest, aga üht nime me tahaks öelda mõlemad Hermaniga veel ühe korra ja see on Sven Joonatan Siibak. Sven Joonatan Siibak. Ja tema tänamiseks on meil kõrgemad mehed toodud kohale ja ikka siin niisama ei ole niimoodi, et asepresident, palun. Ja. Ma küsisin Sven Joonatanilt, kui eile siia jõudsin, et ütle ausalt, mitu tundi öösel magasid? Ütles hästi palju. Järelikult on sul hea meeskond olnud, su meeskonnast juba kuulsime, aga kus te Elinaga olete nüüd, tulge siia Elin ja Sven Joonatan Siibak. Need lilled kuuluvad teile ja siin on midagi veel, sest alati on midagi veel. Ja meie teenistus siin ei ole veel üldse mitte kõige viimane asi, mis meil on kavas. Kas te teate, mis saab pärast õhtusööki? Pärast õhtusööki me kutsume teid kõiki lõkkeõhtule Topu sadamasse. Nii et kell 7 me koguneme Topu sadamas, kui te ei tea, kus see on, Google Maps aitab. Ja seal me oleme koos lõkkeõhtul, me saame vanu laule laulda koos Taimi ja Kalle Kopliga ja me saame jagada oma lugusid, me saame olla koos, ma arvan, et see on ka väga hea keskkond, kus olla koos. Ja paluti öelda ka, et kohalikelt kalameestelt saab osta suitsukala ja tee ja kohv on tasuta. Ja see ei ole ka päris viimane asi, mis me saame täna teha, vaid kella 8:30 10 on võimalus külastada ka Mäevalla palvelat. Ja ma ei tea, kas te olete nagu mina, kes tuleb Tartust ja väga tihti ei satu Mäevalla palvelasse, aga kui te olete ka kuskilt mujalt kui Tartust, siis ärge jätke seda võimalust kasutamata. Ja homme meie festival lõpeb ametlikult täna, aga homme me väga julgustame teid osa võtma Haapsalu ja Läänemaa koguduste jumalateenistustest. Ja me ei hakka neid siit ette lugema, aga te näete, on ju. Kõige viimast ei näe, seal me seisame ees. Kell 1 on Lihula baptisti koguduse teenistus. Ja jah. Aga me ei ole siin ainult, et öelda aitäh, me ei ole ainult siin, et tähistada, vaid me oleme siin, et vaadata loojale ja saada temalt lootust ja lohutust. Niimoodi, et tõuseme püsti, palvetame ja siis lähme ülistusse. Jumal, me tuleme sinu ette ja ootame, et sinu lootus tuleks meie juurde. Me palume, et see lootus muudaks meid ja täidaks meid. Me tahame sind kiita, ülistada kõige hea eest, mis sa oled meile teinud. Ühenda meid, täida meid, ole koos meiega. Amen.
siin on nüüd nii tuttavamaid kui vähem tuttavamaid lugusid. Nii et veidikene on mõne uuema loo õppimist ka, selleks, et ei oleks selles vanas ja tuttavas ja harjumuspärases, vaid oleksime arenevad. Nii et alustame mõne sellise tuttuma asjaga. Tänan sind ma Jeesus, tänan sind, et surid mu eest, kandes ristil vatud kõik, mind uueks tõid, uue elu tõid. Tänan sind su armu eest, tänan sind su ohvri eest, oled pestud puhtaks mind, su andestust kogen ma su embuses, austust allele troonil valitsed, kroonidega kroonitud, sa võimsaim kuningas, kõrgeks kiidetud, pääsja Jeesus, ristile viis sind armastus, austust talle, austust talle. Tänan sind ma Jeesus, tänan sind, et surid mu eest, kandes ristil patud kõik, mind uueks lõid, uue elu tõid. Tänan sind su armu eest, tänan sind su ohvri eest, oled pestud puhtaks mind, su andestust kogen ma su embuses, austust allele troonil valitsed, kroonidega kroonitud, sa võimsaim kuningas, kõrgeks kiidetud, pääsja Jeesus, ristile viis sind armastus, austus talle, austus talle, austus talle, austus talle, Austus talle. Jeesus, me täname sind selle eest, et sina oled tõepoolest väärt kõike kiitust ja au. Ja me täname, Jeesus, et meil on eesõigus täna siia koguneda, selleks, et tõsta kõrgeks sinu püha nime. Selleks, et ka ühtse koguduse ja ristirahvana öelda sulle, sina valitsed. Sina oled selle paiga issand, sina oled täiuslikult see, kes sa valitsed ja kelle kontrolli all on kõik. Issand Jeesus, me täname sind. Ja me täname selle eest, et sinu tõttu, selle tõttu, mida sina oled teinud, võime olla meie midagi, mida me muidu ei saaks olla. Sinu lapsed, sinu rahvas. Päästetud, puhtaks pestud, kõlbavaks tehtud. Midagi sellest ei saaks me olla ilma sinuta. Ja me tänan ka, Jeesus, et sa oled meid teinud võitjaks oma eluolukordade ja kõige üle, mis meie teele on pandud koos sinuga. Ja sellest tahame nüüd laulda.
rohkem kui kõlbab koos sinuga, sest su veres on minu õigus. Olen rohkem kui võitja koos sinuga, ei keegi saa minu vastu. Olen rohkem kui kõlbab koos sinuga, sest su veres on minu õigus. Su süü naelutati ristile, kus oma elu andsid sa, et ma võiks elada, et ma võiks isaks kutsuda kõige väelist Jumalat, kes mind nii armastab. Olen õigeks mõistetud, vabaduseks kutsutud ning võitud vaimuga. Ja nüüd laulan võidulaulu ma, seistes tema sõna peal. Mis nüüd juhtus? Pange palun klahv tagasi. No nii, teate, üks väga kihvt asi on. Nimelt, seda tänast ette valmistades tundus meile Mariaga vahepeal nii, nagu kõik asjad asetuks kuidagi täiesti imelisel kombel meie vastu. Printer läks tolliks, sõnad ei jõudnud kohale ja nii edasi. Ja nüüd siis juhtus midagi imetabast. Vaatame, mis edasi saab. Proovime head vana trikki. Restart, just nimelt. Kiitus Jeesusele, et sina oled ka restardi issand. Ja restart on võib-olla üks kõige olulisemaid asju meie elus. Ja niikaua, kui see arvutiks muutunud pill ükskord enda eluvaimu sisse võtab, kiidame issanda nime ja tõsta oma hääl. Teate, üks asi, mida me ei taha teha, eriti mitte teinekord baptisti kirikus, on see, et me tõstaksime oma hääle ja ütleksime kiitus Jeesusele. Halleluja, kiitus Jeesusele. Issand Jeesus, me tõstame sinu nime praegu kõrgeks selles paigas. Me täname sind selle eest, et sina oled hea. Sina valitsed selles paigas, sina valitsed ka restarti vajava tehnika üle. Sina valitsed täiuslikult selle üle, mis täna siin sündima peab. Ja sinu nimi saab kõigest hoolimata kõrgeks tõstetud. Kiitus Jeesusele. Ja me täname, issand Jeesus, et sinu püha vaim on täna siin. Jeesus, me palume, et sinu püha vaimu ligiolud oleks sõia, et see hakkaks liikuma siin inimeste keskel ja teeks seda, mida ainult sina suudad teha. See tähendab seda, et muuta meid sisemise inimese poolest Kristuse sarnasusse. Jeesus, seda me palume sinu käest täna ja me palume, Jeesus, et meie inimestena olemegi tegelikult väga tühised, aga sina oled kõik. Et see tuleks esile. Issand Jeesus, me täname sind ja ma palun, et see, kui ka tehnika alt veab ja mingid asjad juhtuvad, mida me ei ole planeerinud. Issand Jeesus, see ei peata sind. Sina, vastupidi, vaatad selle peale ja rõõmustad, et sinu rahvas on koos kõigest hoolimata. Kiitus Jeesusele. Halleluja. Kiitus Jeesus. Nii, magic. Süü naelutati ristile, kus oma elu andsid sa, et ma võiks elada, et ma võiks isaks kutsuda kõige väelist Jumalat, kes mind nii armastab. Olen õigeks mõistetud, vabaduseks kutsutud ning võitud vaimuga. Ja nüüd laulan võidulaulu ma, seistes tema sõna peal. Olen rohkem kui võitja koos sinuga, ei keegi saa minu vastu. Olen rohkem kui kõlbab koos sinuga, sest su veres on minu õigus. Laula nii, et sa usud seda. Olen rohkem kui võitja koos sinuga.
elus oma elu andsid sa, et ma võiks elada, et ma võiks isaks kutsuda kõige välist Jumalat, kes mind nii armastab. Olen õigeks mõistetud, vabaduseks kutsutud, ning võitud vaimuga ja nüüd laulan võidulaulu ma, sest tema sõna peab. Olen rohkem kui võitja koos sinuga, ei keegi ei saa minu vastu. Olen rohkem kui kõlbav koos sinuga, see su veres on minu õigus. Olen rohkem kui võitja koos sinuga, ei keegi ei saa minu vastu. Olen rohkem kui kõlbav koos sinuga, see su veres on minu õigus. Teate, see on selline puhihümn, mida sa võiksid ise oma ette laulda. See on üks siuke asi, see jääb külge. Olen rohkem kui võitja koos sinuga. Jäta meelde see, sa oled rohkem kui võitja. Amen. Nii, eile meil oli väga mereäärne teenistus, mäletate, me kuulasime Heino Meri tunnistust ja ülistaja nimi oli Rand, siis täna meil on selline metsatemaatika, me just vaatasime audiovisuaalset teost Metsa, eks ole, tund aega tagasi, ja muusikat tegi Metsala ja jutlustama tuleb Mehis Metsala. Aga ma tahaksin Mehist tutvustada kõigepealt läbi täiesti isikliku perspektiivi. Nimelt Mehis on olnud minu noortepastor, kellele ma olen väga-väga tänulik selle eest, mida ta on õpetanud ja kui palju te Mirjaga võtsite aega, et vastata noorte küsimustele, kas tohib tantsida ja kas tohib sandaale kanda ja natuke sügavamatele küsimustele ka. Aga Mehise kohta ma saan veel öelda seda, et Mehis on lõpetanud 88. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi tšello erialal ja me nägime teda siin ka selle ühendorkestriga mängimas tšellot. Mehis sai kohe tööle ERSOsse, aga läks 89. aastal hoopis Rootsi piiblikooli ja oli seal kuni 93. aastani. 92. aastal abiellus Mirjaga ja õnneks nad tulid Eestisse. Nii et 93–99 oli Mehis Olevistes teenimas alguses noortepastorina, pärast vanade pastorina. Ja alates 99. aastast on Mehis Rauma vabakoguduse pastor ja nende peres on 2 poega. Nii et Mehis, me kuulame, mida sul on meile täna öelda. Aitäh, Kristi. Kohe, kui see pill vait jäi, siis ma pidin oma iPadi kontrollima, et kas ikka jutlus on olemas. Ja ma tänan südamest kutse eest festivalile. Kogen seda suure eesõigusena, et võin täna siin teile Jumala sõna jagada ja olla siin teie keskel. Kuigi ma olen nüüd 27 aastat elanud Soomes, ma kogen seda, et ma kunagi ei pääse lahti sellest faktist, sellest tõsiasjast, et minu juured on siin Eestimaal ja ka üsna sügaval Haapsalus. See, et me oleme täna Haapsalus, on minu jaoks märgiline, sellepärast, et minu emapoolse suguvõsa juured on kõik siin. Ma olen lapsepõlvest saadik olnud seotud selle linnaga. Haapsalu baptisti kogudus on minu elus ja minu vaimulikus arengus väga olulist rolli mänginud. Ja aitäh kutse eest. Aitäh kutse eest. Samas
toon tervitusi ka oma koguduselt, Rauma vabakoguduselt. Meid on seal natuke üle 100 liikme, kuskil 130-150. Kohal käib kuskil 60-120 inimest. Ja see on olnud minu jaoks väga, võiks öelda õpetlik, väga pikk tee, no sellest kunagi hiljem. Tahaks juba ka ette öelda ja hoiatada, et kui minu keelde tulevad mingid soome keele väljendid, siis see lihtsalt kuulub selle tõsiasja juurde, et ma elan alaliselt Soomes ja minu töökeel on soome keel ja kui ma üritan piiblit peast tsiteerida, siis esimesena tuleb meelde soomekeelne väljend, et andke andeks, kui midagi sellist juhtub. Tekst, mille põhjal tahaks täna jagada mõtteid, on Galaatia kirjas ja see on olnud minu mõtetes viimased 3 kuud. Olen mõnel korral selle põhjal Soomes ka rääkinud ja jutlustanud ja see tundub, et see kogu aeg areneb ja see kogu aeg kuidagi läheb edasi. Ja kuigi see võib esmapilgul tunduda sinule kaugena, siis ma näen väga palju paralleele meie olukorraga selles tekstis. Ja läheme kohe asja juurde. Galaatia kiri 6. peatükk, salmid 11-18, Paulus ütleb niimoodi. Vaadake, kui suurte tähtedega olen ma teile kirjutanud oma käega. Kõik, kes iganes tahavad olla heas kuulsuses inimeste seas, sunnivad teid ümberlõikamisele üksnes selleks, et neid Kristuse risti pärast taga ei kiusataks. Sest ka ümberlõigatud ise ei pea seadust, kui nad tahavad teie ümberlõikamist, et nad teie ihu üle saaksid kiidelda. Aga mulle olgu olemata. Et ma kiitleksin muu kui meie issand Jeesuse risti üle. Mille läbi maailma minule riste löödud ja mina maailmalle. Sest ei ümberlõikamine ega ümberlõikamatus ole midagi, vaid uus loodu. Ja kõigile, kes seda juhtnööri mööda käivad, neil olgu rahu ja halastus ja ka Jumala Iisraelile. Viimaks veel ärgu tehku keegi mulle vaeva, sest ma kannan Jeesuse vermeid oma ihu küljes. Meie issand Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga. Vennad ja õed. Amen. See on Pauluse kokkuvõte Galaatia kirjast ja sellest peamisest argumendist. Ta on oma kirja dikteerinud ja nüüd kirjutanud lõpuosa oma käega isiklikult suurte tähtedega ja selline isiklik allkirjale viitav märkus rõhutab siis terve kirja, aga eriti selle lõpulõigu tähtsust. Et see, mida ta nüüd siin ütleb, kui ma olen oma käega selle kirjutanud, see tähendab, et see on nüüd kõige olulisema kokkuvõte, mida ta meile tahab alla otse kui joonida. Ja teie, kes te piiblit olete lugenud, teate, et Galaatia kirja keskne teema puudutab küsimust, et kas paganad, kes on saanud kristlasteks, peavad järgima Moosese seadust ja laskma end ümber lõigata või siis võib nad vastu võtta ilma ümberlõikamiseta. Teisisõnu, et kas nad peavad esmalt saama juutideks, et neist võiksid saada tõelised kristlased või siis võib neid ilma selleta vastu võtta. Ja Pauluse vastus sellele küsimusele on üheselt eitav, et ei pea ümber lõikama, ei pea saama juudiks enne selleks, et saada kristlaseks. Ja peab ütlema, et see oli märkimisväärne küsimus algkoguduse ajaloos, sest kui vastus oleks olnud teistsugune, siis oleks kogu kristliku usu olemus oluliselt muutunud. Selle taustal on küsimus sellest, et kas Kristuse lunastustöö on piisav või kas me peame sellele midagi veel juurde lisama. Ja see on küsimus, millega me oleme päevast päeva silmitsi. Kas ma võin loota selle peale, et tema lunastus on minu jaoks piisav või pean ma ise pingutama? Ja kuidas minu pingustus siis suhtestub sellega, mida Kristus on teinud? Sellega seoses kerkib esile ka küsimus sellest, et mille üle me kiitleme, mille üle inimesed ja me kristlastena kiitleme üleüldse. Mis on tegelikult meie uhkuse ja rõõmu allikas? Mis on see, mis kujundab meie usku kõige rohkem? Mida me tahame kõigepealt esile tõsta teiste ees, kui me räägime oma usust? Me näeme, et Paulus kõigepealt siin pühendab tähelepanu oma vastastele, nendele juutidele, kes tahtsid just seda,
et see surve asetataks ka uute paganatausta kristlaste peale, et need enne nad võiksid saada juutideks ja siis alles kristlasteks. Olukord oli selline, et juutide poolt tulev surve tekkidas lahkhelisid ja selle tulemusena isegi Peetrus oli hetkeks järgi andnud ja distantseerinud ennast paganataustaga kristlastest. Ja Paulus kritiseerib teda avalikult. Kujutage ette, meil on nii aus ja avameelne piibel, et ta näitab seda, et üks apostel kritiseerib teist, kui teine on eksinud. Ja kogu see töö läheb edasi. Paulus kritiseerib Galaatia teises peatükis Peetrust avalikult selle eest, et ta oli andnud sellele survele järgi ja oli distantseerinud ennast nendest kristlastest, kes ei olnud juudi taustaga. Ja juutide surve taga oli moonutatud arusaam evangeeliumi olemusest ning valed motiivid, siis, millele Paulus viitab. See on inimlikult suhteliselt hästi mõistetav, et neid juute häiris see, et paganad pääsesid Kristuse juurde justkui liiga kergesti võrreldes juutidega. Kas sinul on olnud kunagi selline tunne? Mul oli kunagi selline tunne Olevestis, kui me alfa-kursuse ühte rühma võtsin juhtida ja sealt juhtus niimoodi, et ma nägin, et need täiesti mitte kristlikust taustast tulnud kristlased järsku said vaimuannid. Ja Jumala toimis võimsalt need elus. Ja järsku mul oli kade meel, sest neil oli midagi, mida ma kogesin, et minul veel ei olnud. Ja siis mulle tundus, et see on epäreilua, niin kuin suomen keeles öeldakse, et kuidagi siin on kuidagi midagi valesti. Kuidas nii? See sama tunne võis olla nendel juutidel. Et kuidas võib olla niimoodi, et nad pääsevad Kristuse juurde nii kergesti. Ei mingit toidupiiranguid, ei mingit ümberlõikamist ega muid juutlusega seotud rituaalse puhtuse nõudeid. Kõik see, mis Moosese seaduse põhjal oli juutidel olnud iseenesest mõistetav Jumala antud kohustus, oli nüüd paganate puhul äkitselt kõrvale jäetud. Ja paljudele juutidele võis see tunduda liiga leebe ja isegi ärritav. Et kuidas üldse on võimalik loobuda milleski nii olulisest nagu ümberlõikamine? See oli olnud juutidele uhkuse allikas, Jumala lepingu nähtav märk nende ihus ning meelde tuletus sellest, kuidas Jumal oli nad eraldanud kõigist teistest rahvastest oma eriliseks kasutuseks. Ja Pauluse vastus on ühene. Kristuse rist on piisav. Kristuse rist on piisav. Ristil sooritatud lunastus on piisav. Sellele ei ole võimalik midagi juurde lisada. Sinu ponnistus ei tee sind pühamaks, eesti keeles öeldakse antaks. Teinekord on niimoodi, et kui sa oled midagi eksinud või pattu teinud või langenud mingis küsimuses, siis on õudne vimm teha kuidagi heastada see asi. Ja sul tuleb meeles pidada, et Kristuse rist on see, mis on piisav. Sa ei suuda iseennast paremaks muuta. Me teame, et see küsimus sai siis algkogudusele selgeks Jeruusalemma koosolekul Apostlite tegude 15 räägib sellest, kus otsustati üheselt, et pagana kristlastele, pagana taustaga kristlastele ei kehti juutlusega seotud nõuded. Kristuse lunastustöö on piisav. Paulus näitab selles tekstis, et juutide motiivid olid moraalselt kahtlased ja loogiliselt õigustamatud. Et nii mitmel viisil nad olid kuidagi paigast ära. Esiteks, ta ütleb, et nad tahtsid vältida tagakiusamist, mis tabas algkogudus Kristuse risti pärast. Nad tahtsid vältida konfrontatsiooni ja jätta muu ühiskonna silmis väliselt hea mulje, et kui kõik pagana taustaga kristlased oleksid lasknud ennast ümber lõigata, oleks algkogudus saanud mingis mõttes pidada üheks juutlusega seotud sektiks. Ja siis, kuna juutlus oli rohkem tuntud Rooma riigis, see oli rohkem kuidagi nagu sisse töötatud arusaamine sellest, et mis on juutlus ja kes on juudid. Neil oli mingisugune positsioon olemas, siis oleks võib-olla aidanud vältida tagakiusamist ja häbimärgistamist, mis tabas algristi kogudust. Ja see oleks mõned arvates vaigistanud väljaspoolt tulevat kriitikat, sest juutidega oldi Rooma riigis harjutud. Teiseks, Paulus ütleb, et nad ei järgi ka ise Moosese seadus kõiges ja ometi tahtsin nõuda seda teistelt. Tähendab, probleemiks oli silmakirjalikkus. Pauluse mõte on see, et te ei suuda isegi seda seadust kõigest täita. Miks te nõuate siis seda teistelt? Käsumeelse religioon üks keskseid tunnuseid on just see, et teistele sunnitakse peale ranged reeglid, mida ise salaja rikutakse.
ma ei tea, kas te olete näinud, aga ma olen viimaste aastate puhul nagu üha uuesti pidanud pettumusega tõdema, et mitmed kuulsad evangeelse Kristuse juhtnimed on paljastunud kuidagi. Nad on elanud kaksikelu. Nad on kuidagi kukkunud moraalselt või langenud moraalselt ja nad ei ole selles suhtes kuidagi nagu teinud meeleparandust õigel viisil. Ravi Zakarajast kuulasin mõnel ajal üsna palju ja peale tema surma tuli välja päris kole lugu. Hiljuti oli Philip Yancey see, kelle kohta avaldati selliseid uudiseid, mis oli kuidagi nagu südamemurdev. Ma olen tema raamatuid palju lugenud ja järsku me näeme, et midagi oli kaua paigast ära olnud. Te panete teistele reeglid peale ja ise neid ei pea. Ma ei tea, kas see on meie puhul ka teinekord niimoodi. See on väga kerge tulema. Te, kes te olete laste vanemad, te teate seda. Eks ole? Ma võiksin tuua näiteid, aga ma loobun sellest. Siis kolmandaks Paulus ütleb, et nad tahtsid kiidelda teie liha üle. Eesmärgiks oli nii teoloogiline kui ka ideoloogiline võit teiste rühmituste üle algkoguduses. Et saaks öelda, et vaadake, kui palju inimesi me oleme enda pole võitnud, meil on parem seltskond, meid on rohkem. Ja oma teoloogilise positsiooni võit oleks olnud neile uhkuse allikaks ja pagana kristlaste ümber lõikamine selle nähtav märk. On selge, et nad toetusid rohkem oma saavutustele kui sellele, mida Jumal on teinud. Kuidas see nüüd puudutab meid? Võiks öelda, et ka meil on ühest küljest loomulik soov ja teisalt kiusatus muuta evangeelium meie kultuuris kuidagi vastuvõetavamaks. Me ei otsi ju kõigepealt konfrontatsiooni, vastuseisu ümbritseva maailmaga. Me tahame pakkuda evangeeliumi kui rõõmusõnumit. Aga mingil hetkel me näeme, et see konfrontatsioon tuleb, see vastuseis tuleb. Ja siis on ääretult oluline, kuidas me käitume. Ma näen Soomes, et Kristuse kuvand on viimase 20 aasta jooksul väga oluliselt muutunud. 99. aastal kolisin Soome, sellest on 27 aastat tagasi. Soome oli täiesti teistsugune maa 90. lõpus. Nüüd väga paljud hoiakud, väga paljud kombed ja väga paljud võiks öelda sellised ühiskondlikud hoiakud on muutunud tänaseks päevaks. Seda on üha rohkem ja rohkem teravamalt tunda. Palju on räägitud Päivi Räsäneni kohtuasjast. Tema case on nüüd edasi kaevatud Euroopa Inimõiguste kohtusse ja endiselt ta käib kohut selle nimel, et ta tsiteeris piiblit ja väljendas klassikalist kristlikku eetilist seisukohta abielu ja seksuaalmoraali osas. Et on kohtus endiselt selle asja pärast. Paar nädalat tagasi siin oli koolide lõpetamised Soomes ja ma ei tea, olete kuulnud, seal lauldakse tavalisel lõpuaktustel sellist koraali, mille nimi on Suvivirsi. Jõudu ja armas aega. See on üks Luteri kiriku koraal, millel on vaimulik tekst ja see on selline kultuuripärand, et seda kõikidel kooliaktustel lauldakse. Ja nüüd sellele vaatamata, et perustuslagi valiokunta, mis on parlamendi juures teinud otsuse, et kui seda kooliaktusel lauldakse, siis see ei ole usu praktiseerimine, vaid see on kultuuri juurde kuuluv tegevus. Ometi keegi Espoo linnas seal oli nii solvatud, et ta kaebas kohtusse. Ja mingi tasaarvu valiokunta tegi otsus, et sellele inimesele tuleb nüüd 2500 eurot valuraha maksta, et ta sattus kuulama seda Suvivirsi. Ja see vastav ametkond tegi siis ka hoiatus, et kui kool ei maksa, siis 10 000 eurot tuleb teil trahvi maksta. Ja see case on lahtine. Me ei tea, mis sellest tuleb. Aga see näitab seda, kuhu suunas me oleme liikumas. Me võime evangeeliumi pakkuda ja me pakumegi seda hea sõnumina. Aga mingil hetkel see vastuseis tuleb, sellepärast, et evangeeliumil on oma mõju. See peabki olema vastukarva nendele, kes Jumalat ei taha järgida. See on targuidet olema näin. See peabki olema nii. Olen pannud tähele, et patt on tänapäeval paljude jaoks nii mürgine sõna, et sellest nagu ei tohiks rääkida. Päivi Räsase case'i puhul oli mitmel korral tuli esile see, et prokurör ei suuda aksepteerida seda tõsiasja, et keegi kristlane võib öelda, et Jumala ees me oleme kõik patused. See tundub solvav. See tähendab, et kristliku kultuuri võiks öelda lugemisoskus, piibli lugemisoskus on nii alla vajunud, nii madalale vajunud Soomes, et selle üle käiakse nüüd kohut.
Ja ometi on nii, et järeleandmine nendes küsimustes ei ole mitte mingi lahendus. Sest kui Jumala antud diagnoos, näiteks selle kohta, et me oleme kõik langenud ja vajame päästmist, kui see lükatakse tagasi või defineeritakse kuidagi teistmoodi, siis me jõuame olukorda, kus armul ja lunastusel ei ole enam mitte mingit tähendust. Ja siis on kogu pilt viltu. Siis on evangeelium neutraliseeritud. Ja me näeme, et lahenduse seisneb järeleandmiste tegemises, sest see viib parantamatult selleni, et Kristuses tuleb eemaldada kõik see, mis on selle olemuse seisukohalt oluline. Me oleme selles punktis, kus üha rohkem ja rohkem see vastuseis hakkab tulema. Ma ei tea küll, kuidas Eestis kõik olukorrad on. Eesti on natukene, tuleb järgi Soomele, aga ma ütleks, et me oleme Euroopa Liidus kõik liikumas selles suunas. Kuulsin mõned kuud tagasi minu sotsiaalmeedia söötesse tuli üks lühike video, kus kuulus pastor Timothy Keller rääkis Billy Grahamist ühe loo. Billy Graham oli pidanud 55. aastal Cambridge'i ülikoolis evangeelsete koosolekute sarja ja 4 õhtut järjest kuulutas evangeeliumi. Ja enne, kui ta Inglismaale saabus, siis press, võiks öelda ajakirjandus, oli väga kriitiline Billy Grahami suhtes, sellepärast, et kõik see intellektuaalne eliit oli tegelikult tema vastu. Neile ei meeldinud, et keegi ameeriklane tuleb lihtsalt nii lihtlabast evangeeliumi sõnumit meile rääkima. Kas me siis ei tea seda, mida ta ütleb? Ja see on kõik nii või teisiti ette teada. Ja Billy Graham oli teadlik selle suhtes, et tema suhtes oldi negatiivselt häälestatud. Ja see jutustus kulgeb niimoodi, et siis ta oli nagu üritanud ette valmistada, et kui ta on Cambridge'i ülikoolis, siis ta nagu üritas rääkida intellektuaalidega sama keelt ja siis ta oli tsiteerimas Kierkegaardi ja Jean-Paul Sartre ja kõik need suuri filosoofe ja kes oleks relevantsed teatud siis sõnumi edastamisel ja oma seisukohtade põhjendamisel. Ja esimesel 3 õhtul ta üritas seda teha ja tal ei läinud kuigi hästi. Neljandal õhtul teda ei huvitanud enam. Ja siis ta rääkis ainult verest. Lunastusverest. Sellest, et ilma verd valamata ei ole lunastust. Ja kõik võimalikud Vanatestamendi kirjakohad oli välja otsinud. Et ilma vere valamiseta ei või olla pattude andeks saamist. Ja need, kes seal olid, ütlevad, et oli selgelt näha, kuivõrd räigelt see oli vastu kõigile nendele professoritele ja mitmetele teistele, kes pidasid seda sõnumit väga ebasobivaks. Ja just sel õhtul tuli 400 inimest usule. Me peame tegema kõik selleks, et õigesti kommunikeerida oma sõnumit, et olla inimestele arusaadavad, et olla, võiks öelda, mõista konteksti ja kujundada seda informatsiooni jagamist nii, et sellest tõesti aru saadakse. Aga mingi hetkel me peame tõstma käed üles ja ütleme, et Jumal, tee sina. Jumal, tee sina seda, mida mina ei suuda teha. Ja ta teeb. Ja ta teeb. Võiks öelda, et nii nagu juutidel, siis on ka meil täna kiusatus kuulutada evangeeliumi moraalse üleoleku positsioonilt. See ei hakka kunagi toimima, sest isegi pealiskaudsel vaatlemisel koosneb kogudus tänagi 100% patustest ja puudulikest inimestest. Kui keegi on täiuslik, tulgu, näidake end minule, ma tahan rääkida temaga. Me oleme lunastatud, aga me ei ole valmis. 100% oleme endiselt patused ja endiselt võitleme. Endiselt pühitsusprotsess on veel pooleli. Ja võiks öelda, et me oleme kõik Jumala ees läbi kukkunud ühel või teisel ja ainult oma enda murtuse positsioonilt me saame usutavalt osutada evangeeliumi imelisusele ja kuulutada Jumalat usutavalt.
Meil ei ole nagu soome keeles öeldakse, mul ei ole vara. Mul ei ole nagu sellist õigust moraalse üleoleku positsioonilt öelda, et sina pead olema selline või sina pead olema teistsugune. Ma pean tunnistama, et mina olen Jumala ees süüdi tunnistatud, aga Kristus on mind õigeks mõistnud oma vere läbi. Ja kolmandaks, ka meie oleme mõjutatavad hõimusõdade ja kirikupoliitika ebameeldivate arengute poolt. Meie kiusatus on sageli kiidelda oma rühma või oma hõimu või oma seltskonna välise edu ja välise pädevusega. Meil on kiusatus toimida sellisest teatud enesepiisavusest lähtudest. Ja see puudutab meid kirikonnana, tervikuna ja ükskõik mis seltskonda, mis on võiks öelda mingilgi kombel välja kujunenud selliseks koherentseks seltskonnaks, siis kergesti tuleb see hoiak, et meie teame, kuidas need asjad käivad. Ja me oleme kohale jõudnud, me teame, kuidas asjad peavad, me ei pea enam olema abivajajad. Me võime teistele öelda, kuidas asjad toimivad. Ja mulle tundub, et Jumala ees see hoiak ei toimi mitte kunagi. See ei saa mitte iialgi toimima. Me oleme endiselt abivajajad. Me oleme hädasti, võiks öelda suuresti hädas Jumala ees alati, kui me tahame tema nimel midagi teha. Olen nüüdseks töötanud pastorina üle 30 aasta ning võin öelda, et alati, kui märkan selliseid hoiakuid ja märkan neid iseendas või teistes, siis nendele järgnevad halvad tagajärjed. Me ei või teha kompromissi evangeeliumi olemuse suhtes. Me ei tohi järgi anda ümbritseva kultuuri survele. Samas meil ei ole õigus suhtuda moraalse või intellektuaalse üleolekuga teiste suhtes, sest me ise oleme oma abituses vajanud Kristust täpselt sama palju kui nemad. Nüüd, mida ütleb Paulus sellele kõigele? Selle kõige peale vaadates. Vastandina nüüd juutide hoiakule rõhutab Paulus ristist lähtuvat meelelaadi ja ristikeskset mõtteviisi. Kohe meenub Filippi kirja 2. peatüki tekst, kus ta ütleb, et mõtelge iseenesest sama, mida Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani pealegi risti surmani. Pauluse poolt kuulutatud evangeelium oli tugevalt ristikeskne evangeelium. See oli skandaalne, ebakonventsionaalne ja ärritav. Meil on pärast 2000 aastat kristlikku ajalugu väga raske mõista, kui ebatavaline, kui skandaalne ja kui sobimatu see tolle aja kultuuris oli. Kui lugesin erinevaid kommentaare selle tekstiga seoses, siis ühes kommentaaris mainitakse, et ladinakeelset sõna crux, tähendab risti, peeti nii ebameeldivaks väljendiks, et viisakas roomlane vältis selle kasutamist tavalises vestluses. Selle asemel kasutati erinevaid viiteid ja eufemisme, et mitte mainida nii häbiväärset sõna nagu rist, sellepärast et see sümboliseeris midagi sellist, millest ei tahaks isegi rääkida. Midagi nii võigast, midagi nii sobimatut. Paulus ei ole mingilgi määral huvitatud risti varjamisest, sellega seotud sõnavara pehmendamisest ega inimeste patususe ilustamisest. Ei, ta on valmis olema pahameele põhjustaja, tülinorija või ükskõik milline kurjategija teiste silmis, kui see vaid toimub risti pärast. Huvitav on ka Pauluse arutlus kiitlemise teemal. Valeõpetajad kiitlesid oma saavutustega ja teiste pööramisega oma õpetusse. Aga me teame ju, et igasugune kiitlemine, enese upitamine teiste ees, me võime öelda, et see on narsitsism, see on selline isiksuse häire, võib öelda tänasel päeval. Võib-olla inimene vajab diagnoosi, kui ta liiga seda teeb. Muusikute keskel oli käibel selline võiks öelda ütlemine, et enese reklaamine on nii tähtis, et tähtis tööd seda või kellelegi teisele usaldada. Aga Paulus ütleb, et kui sa oled Jumala käes kasutada, kui sa tahad olla Jumala käes kasutada ja kui sa tegeled armu evangeeliumiga, siis inimlikul kiitlemisel ei ole mingit kohta selles. Ja tundub, et alati, kui Paulus räägib armust, siis ta peab vajalikuks rõhutada, et kiitlemine on välistatud. Sest arm antakse sulle kingitusena. Sa ei või mitte kuidagi seda välja teenida.
Ja kohe Paulus ütleb, ei ole mingit kiitlemist. Mitte mingit kiitlemist. Rooma kirja 3. peatükis, kus ta ütleb, et kõik on pattu teinud, kohe paar salmi edasi ta ütleb, et nüüd on kiitlemine välistatud, ei või olla mingit kiitlemist. Efesose 2. peatükis, kus ta räägib seda, et meid on armust õigeks mõistetud, kohe ta ütleb seal samas, ei ole mingit kiitlemist, keegi ei või kiidelda. Sellepärast, et Kristus on maksnud hinna meie eest. Ainus asi, mille üle Paulus nüüd võib tõeliselt kiidelda, on Kristuse rist. Ta ei viita oma saavutustele, eluloo kirjeldusele, rajatud kogudusele ega vanglas veedetud aastatele. Ei, ainus kiitlemise põhjus on rist. Rist on see tegelikkus, mis määras tema identiteedi, tema püüdlused ja tema sõnumi. Ja ta oli maailmale risti löödud ja maailm oli risti löödud temale ja tuli õnnistatud selles. Võiks öelda, et siin väljendub üks meelelaad, selline olemise viis, milles me peaksime viibima ja elama ja mille juurde me peaksime ikka ja jälle tagasi pöörduma, kui me oleme sellest mingil põhjusel väljunud. See on meelelaad, mis lepib sellega, et me peame tõdema, et minus endas ei olegi midagi erilist. On läbikukkumised, ebaõnnestumised. Minu vend Matis on kunagi kirjutanud Anna Haava tekstile sellise laulu, et ei tule me ei või kirjutada puhtandit meie selles elus. Ei õnnestu. Kogu aeg tuleb parandusi, kogu aeg tuleb ümber kirjutada seda, mida ma olen varem kirjutanud. Ei õnnestu elada sellist täiuslikku elu. Ja võime öelda ka niimoodi, et ei ole saavutusi, ei ole akadeemilisi kraade, ei ole materiaalset ega ühiskondlikku sellist positsiooni, millega võiksime uhkeldada. Algkogudus oli selline, Paulus pidi ütlema, et ei kovi monda ega suursugust, ei palju sellist suursugust ega tarka meie keskel ole. 1. Korintuse 1. peatükis. Ja isegi kui midagi oleks maailma silmis, kui oleks kraad ja ma ei kuidagi halvusta seda haridust või midagi sellist, siis Jumala ees, viimselt sellel ei ole mingit kaalu. Oluline on ainult Kristus, tema töö, tema ligiolek, tema kirkus, tema kutse. Me ei kuuluta iseennast, vaid ainult Kristust ja teda imelisena, risti lööduna, üles tõusnuna, issandana, kes valitseb. Issandana, kes valitseb täna. Ja tundub, et sageli me peame kaotama olulisel viisil kontrolli oma elu üle või midagi olulist oma elus, et me võiksime selle reaalsusega taas kohtuda uuel viisil. Et me ei taju seda reaalsust õigesti, kui me ei ole tegelikult abivajajad. Meie enese piisavus on kogu aeg ees. See kogu aeg ütleb, et mina võin ja mina olen suur ja vaadake mind. Ja Kristus ütleb, et sa pead kaotama midagi selleks, et aru saada, kui palju sa vajad mind. Ja see on vastuolus meie vaisliku mõtlemisega. Sest me kuidagi ei taha nii mõelda. See ei kuulu meie loogikasse. Me peame kaotama midagi selleks, et Kristus ise võiks särada meis. Et me võiksime usutavalt nimetada teda oma issandaks. Ütleks, et mind sügavalt paelub selline Pauluse sügavast veendumusest lähtuv tugevus ja mõjukus. Ma tahan seda, ma igatsen seda, ma tahan veel rohkem olla Jumala käes kasutatav. Aga kas ma tahan risti? Kui ma olen aus, siis ma pean ütlema, et ma ei taha. Kas ma tahan, et minult võetakse nähtavalt ära kõik minu tugevused? Kas ma tahan kannatada ja kogeda nii nagu Paulus? Ei, see on vastuoluline ja raske. Sageli me kardame seda, et mida Jumal teeb siis, kui me tegelikult kõik kontrolli temale üle anname. Millist hinda me peame siis maksma? Ja ometi just see on see, kuhu Jeesus meid kutsub. See kutse, jüngriks olemise kutse, Luuka 9.23 ja sealt edasi ja teistes synoptilistes evangeeliumites on ka. See on antud selles kontekstis, kus Jeesus räägib oma ristisurmast, oma tulevast ristisurmast. Ja ta ütleb, et kui sina tahad olla minu jünger, tule minuga kaasa. Teise sõnu ta otsega ütleb meile kõigile, et mina olen minemas ristile, kas sa tahaksid tulla kaasa? Mina olen minemas vägivaldsesse surma oma elumatustele. Kas sa tahaksid tulla kaasa?
See kuidagi ei sobi kokku sellise edukuse visiooniga, mida meile sageli üritatakse müüa. Ehk sa küsid võib-olla, et millele me peaksime siis keskenduma? Mis annab meile tuult tiibadesse? Sellele, mis on Jumala antud uus elu. Rist ei ole eesmärk oma ette, vaid värav Jumala poolt antud uude ellu. Enam ei ole oluline ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid uus loodu, kes elab ja hingab püha vaimu väes. See on see uus elu, mis sünnib vana elu varemetel risti kaudu. See on see, mis on ilmselgelt ja võltsimatult Jumala suveräänse töö tulemus meis. Seda Jumal taotleb sinus. Seda Jumal taotleb sinus. Ka tänapäeval avaldatakse kristlikule kogudusele survet. Sõna ristist on paljude jaoks rumalus, hullumeelsus, jutt patust on solvav ning enamuse meelest tuleks kristlik moraal kohandada aja vaimule vastavaks. Kui me vähegi mõtleme Jumala tegelikkusele, tema suurusele, tema kui looja kõik võimsusele, siis me mõistame, et me ei või järeleandmisi teha, mitte mingilike kombel. Surve tabab meid üksikisikutena ja üksikute kristlastena väga erinevates situatsioonides. Olen tähele pannud, et sageli see surve tabab meid elustiili valikute tasandil. Millist elustiili sa taotled oma ajakavaga, oma eurodega, mis sinule on antud? Ja tundub nii, et sageli ei ahvatleta meid otseselt Kristus salgama, vaid lihtsalt vähendama tema tähtsust ja tema kesksust meie elus. Ja siis juhtub vaikselt see, et mida rohkem annan järgi, mida rohkem olen selles edukuse poolt defineeritud mudelis, siis seda kaugemale vaikselt jääb Kristus. Väikeselt me küsime, et millist lisaväärtust ta võiks mulle anda. Ma saan ju kõik ise tehtud. Kui Jumal on vaid vahend, kui ta on vaid hea elu saavutamise mehhanism, siis kogu jutt Kristuse ristist on lihtsalt ebamugav ja häiriv. Kõige tähtsam on see, et me elaksime Jumala antud elu, Kristuse kutsele vastavat elu, püha vaimu poolt võimestatud elu, milles me seisame pidevalt silmitsi selle tegelikkusega, mida uus testament esile tõstab. Et me oleme langenud inimesed, kes mingil imelisel viisil on Jumala poolt võetud kasutusse. Ja me ei saa aru, kui fantastiline ja kui imeline see on. Isiklik kogemus, ma olen Soomes olnud 27 aastat, nagu ma ütlesin, kui ma läksin Rooma vaba kogudusse, siis seal oli Jumala teenistusel käis 20-30 inimest ja minus oli suur tahtmine teha muutusi ja me tegime muutusi ja ma tahtsin, et kogudus hakkaks kasvama ja ma tahtsin, et me võiksime nagu saada rohkem nähtavaks seal linnas ja nii edasi, et me võiksime edasi minna ja tundes, et esimesed 9-10 aastat oli nagu 2 sammu edasi ja 2 sammu tagasi. Kogu aeg midagi head sündis ja midagi sellist tuli, mis neutraliseeris selle hea kasvu. Ja mingil hetkel ma sain aru, et võib-olla ma ei jõuagi näha kasvu selles koguduses. Võib-olla ma pean lihtsalt olema ustavalt siin teenimas ja keegi teine tuleb peale mind ja saavutab selle kasvu. Võib-olla ma pean leppima sellega, et mina kunagi ei või öelda kätt vastu rinda tagudes, et mina olen saavutanud või minu kogudus on kasvanud või minu töö tagajärel on sellised viljad sündinud. Ma nägin väga selgelt, et Jumal lihtsalt kutsub nagu lahti lõikama mind kõigest sellest, mis on seotud selle edukuse müüdiga. Sellega, et ma kuidagi üritan olla edukas ja inimeste silmis olla keegi. 10 aastat oli läinud, siis meil oli selline 5-aastane periood, kus tuli üsna võimsalt, üsna palju uusi inimesi kogu aeg juurde ja see oli imeline aeg. See viis sellele, et me pidime oma vana palvele maha müüma, läksime üüripindadele ja siis me otsisime uut kirikut ja väga imeliste Jumala juhatuste kaudu leidsime ühe hoone, mis sobis meile ja me pidime seda remontima hakkama, võtsime võlga, 250 000 eurot võtsime võlga, hakkasime ehitama
ja mul oli selline visioon, et võt siis, kui me saame selle valmis ja avapeo teeme, siis ma võin kohe kogu linna meediale teatada, et nüüd me oleme saabunud siia, tulge kõik vaatama ja me oleme uhked ja me oleme saavutanud seda ja teist ja kolmandat ja siis me oleme valmis minema võimsalt edasi. Aga juhtus nii, et just siis, kui me oleme saanud selle uue hoone ostetud, minu abikaasa sai vähidiagnoosi, selle hoone remontimine osutus palju keerukamaks, kui me olime oodanud. Meie eelarved kõik läksid lõhki, meil oli rohkem raha juurde vaja saada ja nii edasi ja nii edasi. Järsku ma olin silmitsi selle tõsi asjaga, et mina ise ei suuda seda läbi viia. Ma vajan ainult Jumala abi. Ainult tema võib meid aidata. Ja selle hoone kasutusele võtt siis toimus järk-järkult niimoodi, et me lõpuks mingit suurt avapidu ei teinudki. Sellepärast, et me olime kuidagi haavatud ja nõrgad ja kuidagi alandlikud. Tänasel päeval ma endiselt palvetan, et issand võiks meid sellest kohast edasi viia, kus me oleme. Ja mulle tundub, et kuidas ma pean nüüd surema uuesti oma ambitsioonidele selleks, et Jumala töö võiks uuesti edasi minna. Ja see on küsimus, mille ma tahaks sinule jätta. Sest kogu maailm pommitab meid edulugudega. Kogu maailm pommitab meid sellega, et sina oled tark ja sina oled fantastiline, sina pead olema hästi haritud ja kõik need asjad on head. Pead olema tark ja pead olema hästi haritud ja kõik seda. Ja Kristus kutsub meid ristile. Ta ise läks ristile ja ütleb, et tahad sina kaasa tulla. Tule koos minuga. Ja minu kogemus on see, et alati, kui me oleme nõus sellega, mida tema teeb, isegi kui see viib läbi valu, siis selle taga on üks uus võidmine, üks uus vaimulik jõud, üks uus vaimulik mõju, mis ületab tunduvalt kõik selle, mida me ise oleks kunagi saavutanud omas jõus. Issand, õnnistagu teid. Issand, aidaku olla teil selles kohas, kus tema on teid asetanud ja mõista seda kutset. Milline on tema tahe sinu jaoks, kuidas tema sind tahab kasutada. Amen. Me läheme ülistusse ja meil külgede peal mõlemal pool on eestpalvetajad, nii et kui sa tunned, et Kristus peaks saama suuremaks sinus või kui sa tunned, et sa oled liiga uhke, et minna eestpalvele, siis mine eestpalvele. Kiidame issandat. Ülistame sind, issandate, issand kuningate kuningas, oled elav sa, oled võitja sa, palvetame sa isa trooni ees. Ülistame issandate, issand kuningate kuningas, oled elav sa, oled võitja sa, palvetame sa isa trooni ees. Sulle au me anname, kõigist
palvetad me sa isa trooni ees. Kiitus Jeesusele. Kui me laulame neid laule, ma olen kogenud ülistus just seda, kuidas kui püha vaim on kohal ja kui sa tunned, kuidas püha vaimu ligiolu on täna ka selles paigas, on tegelikult ülistuse sees on 2 varianti. Sa kas alistud issandale või sa lahkud. Teeme täna nii, et me alistume issandale. Ja palume, et püha vaim teeks oma töö. Tule püha vaim oma väega, tule püha vaim meid puhasta. On sinus kõik, mis meil vaja, su tugevus meid kinnitab. Tule püha vaim oma väega, tule püha vaim meid puhasta. On sinus kõik, mis meil vaja, su tugevus meid kinnitab. Oh võimas tuul, see on Jumala vaim, pühadusega täidab meid. Ootuse vaim taevas, isa tahet täna meile ilmutab, täna ilmutab. Tule püha vaim oma väega, tule püha vaim meid puhastab. On sinus kõik, mis meil vaja, su tugevus meid kinnitab. Tule püha vaim oma väega, tule püha vaim meid puhastab. On sinus kõik, mis meil vaja, su tugevus meid kinnitab. Su tugevus meid kinnitab. Head sõbrad, praegult on eriline aeg. Teile eriti, kes te olete siin. Loomulikult ka teile, kui te vaatate meid üle interneti. Seal, kus sa oled, sa võid oma südame alandada ja palvetada. Aga kui sa oled siin, ma julgustan tule. Mõned aastad tagasi tuli üks pere meie koguduse juurde, me ehitame palvelat ja nad ütlesid, et tead, mu lapsel oli sünnipäev ja ta tahtis ühe väikese osa oma sünnipäevaks saadud rahast anda teie koguduse ehitusse. Nii tore. Ja nad ütlesid, et tead, see nii inspireeris meid, et me panime natukese juurde ja nad tulid seda kingitust tooma. Mõned te teate seda lugu, mõned mitte. Ja see oli nii armas hetk. Ja nad ütlesid, et me kauaks ei jää, lehvitasime, kallistasime, palvetasime, nad läksid ära. Ja ma läksin koju ja et enne kui siis panka viia raha, tegin selle karbi lahti. Ja mu oma lapsed istuvad kõrval ja ütlevad, issi, me ei ole kunagi nii palju sularaha näinud. Teate, seal karbis oli 10 020 eurot. Sest see laps oli tahtnud panna 20 eurot ja isa ema ütlesid, et nad panevad natukese juurde. Sa oled täna siin ja ma usun, et sa oled saanud midagi ja see on hea. See on võib-olla see 20 eurot, aga kui sa tuled ja lubad eest palvetajatel enda eest palvetada, tuled, teed selle julge sammu, astud välja, siis Jumal on see isa, kes ütleb, et aga ma tahan panna juurde. Ma tahan anda midagi su ellu sellist, et kui sa siit lähed ja sinu kodus tehakse karp lahti, siis võib-olla sa omad lapsed. Mehed, mis juhtub siis, kui sa oma naine või naised, kui teie oma mees ütleb, et vau, midagi sellist ma ei ole ennem näinud. Aga teate, tihti selleks, et see juhtuks, on oluline, et meie teeksime oma sammu. Astuksime välja ja tuleksime eestpalvetajate juurde või seal koha peal. Kui sinu jaoks on usaldusväärsed inimesed seal, siis sa võid öelda, tead, siin ma olen. Mu elus on täna see hetk, kas sa oleksid valmis mu eest palvetama. Teistega me koos ülistame, loome seda õhustükku, et Jumal saaks panna juurde selle oma osa ja ta teeb seda täna siin. Selles paigas ja seal, kus oled sina.
olla sinu ligiolus, istuda su jalges, ümbritsetud armastusest taevasest. Olla sinu ligiolus, lugeda su armuväge, mis tervendab ja terviklikuks taas mind teeb. Seda igatsen, seda valun ma, olla sinu ees, sinu lapsena. Saada muudetud, sul on täidetud sinu armastusega, mis kõik haavad tervendab, sinu pühadusega, mis mu elu puhastab, sinu armastusega, mis kõik haavad tervendab, sinu pühadusega, mis mu elu puhastab. Olla sinu ligiolus, istuda su jalges, ümbritsetud armastusest taevasest. Olla sinu lähedal ja kogeda su armuväge, mis tervendab ja terviklikuks taas mind teeb. Seda igatsen, seda valun ma, olla sinu ees, sinu lapsena. Saada muudetud, olla täidetud sinu armastusega, mis kõik haavad tervendab, sinu pühadusega, mis mu elu puhastab, sinu armastusega, mis kõik haavad tervendab, sinu pühadusega, mis mu elu puhastab. Olla sinu ligiolus, moostuda su jalges, ümbritsetud armastusest taevasest. Olla sinu liginal ja kogeda su armuväge, mis tervendab ja terviklikuks taas mind teeb. Seda igatsen, seda palun ma, olla sinu ees, sinu lapsena. Saada muudetud, olla täidetud sinu armastusega, mis kõik haavad tervendab, sinu pühadusega, mis mu elu puhastab, sinu armastusega, mis kõik haavad tervendab, sinu pühadusega, mis mu elu puhastab. Halleluja, halleluja. Issanda vaimu ligiolu on siin. Ta on siin selleks, et täna puudutada sind, täita sind, teha seda, mida sa oled pidanud võimatuks oma elus. Kui sul on täna igatsus issanda ees ja on mingi asi, mida sa oled taotlenud ja igatsenud juba pikka aega, siis ütle täna issandale, ma olen siin, palun puuduta mind. Teeme nii, et me ei lähe siit täna ära nii, et me ei ole saanud puudutatud või muudetud selle tema poolt, kes meis on selle hea töö alustanud ja on lubanud selle ka lõpuni viia.
Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu issand sa. Sulle endan anda, Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu issand sa. Sulle endan anda, muuda mu elu, muuda mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Muuda mu elu, muuda mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Ja su au täidab meid nüüd, ja su au täita see paik, ja su au täidab meid nüüd, ja su au täita see paik. Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu issand sa. Sulle endan andas, Jeesus mu kuningas, mitte vaid päästja sa, oled mu issand sa. Sulle endan andas, muuda mu elu, muuda mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Muuda mu elu, muuda mu soovid sa. Vormi neist endale pruut, keda armastad. Ja su au täidab meid nüüd, ja su au täita see paik, ja su au täita meid nüüd, ja su au täita see paik. Jeesus, me ei vaja midagi muud kui ainult seda, et sinu au tõepoolest tuleb esile meie eludes, meie teenistuses, sest millelgi muul ei ole erilist pointi. See on see, mis sina oled öelnud meile, et sinu nimi peab saama austatud läbi kõige selle. Issand kõige looja, maa ja taeva kuningas, au ja kiitus kuulub sulle, üle kõige valitsed. Issand kõige looja, maa ja taeva kuningas,
appi hüüa. Taas su imesid ma näen. Hommikul sind kiidan. Siis kui algab päev. Kui ma vaid sind appi hüüan. Taas su imesid ma näen. Sinu suurus kiidab kogu maa. Oled püha, püha. Võimsad imeteod on sinu käest. Oled püha, püha. Sinu suurus kiidab kogu maa. Oled püha, püha. Võimsad imeteod on sinu käest. Oled püha, püha. Sinu suurust Kiidab kogu maa. Oled püha, püha. Võimsad imeteod on sinu käest. Oled püha, püha. oled kuningas sa. 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 Oled kuningas. Oled kuningas sa. Oled kuningas sa. Sinu suurust kiidab kogu maa. Oled püha, püha. Võimsad imeteod on sinu käest. Oled püha, püha. Sinu suurust kiidab kogu maa. Oled püha, püha. Võimsad imeteod on sinu käest. Oled püha, 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 püha. Sinu arm on nii suur, iga päev minu jaoks ja ma langen su ees austuses. Sinu arm on juhus iga päev.
Jeesus. Sinu arm on nii suur, iga päev minu jaoks ja ma langen su ees austuses. Sinu arm on juhus, iga päev minu jaoks ja ma imetlen su suustamut. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitus sinule, Jeesus. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitus sinule, Jeesus. Kiitus sinule, Jeesus. Kiitus sinule, Jeesus. Halleluuja.
head sõbrad, olge head, võtame ühe lühikese hetke veel istet. Eespalve jätkub. Tänu Jumalale selle eest, mida ta siin on tegemas. Lootus. Aeg-ajalt meile kirikukultuuris tundub, et see sünnibki sellistel suurtel teenistustel. See sünnib eriliste meeste ja naiste eludes. Jah, seda juhtub ka seal. Aga teate, see väga tihti sünnib ja tuleb esile ka kõige lihtsamates, väikemates momentides. Sellel kevadel õpetas noor põlvkond mulle ühe olulise märgi. See on meil kõigil olemas. Kas te oskate seda asja teha? Mõned oskavad. See tähendab seda, et sa oled mulle kallis ja ma armastan sind. Aga veider lugu oli see, kui ma alustasin selle märgi tegemisega. Teate, kuidas mina täpselt nii tuli? Mina tegin nii. Sest et ma vaatasin, et täpselt sama. Nad naersid, ütlesid, et kuule, see on sinu põlvkonna häda. Ma proovisin tükk aega, ennem kui sellest tuli välja see. Teate, me võime oma elu elada selliselt, et mul ei ole midagi. Ma ei ole nagu need eespalvetajad, ma ei ole nagu mehis, mul ei ole midagi. Aga kui me otsustame, et me proovime võtta need samad asjad, mis meil on, ja öelda, et Raido, sa oled minu jaoks oluline. Maret, see, mida sa teed, on väga tähtis. Siis teate, mis juhtub? Siit sellest positsioonist on väga lihtne minna edasi ja elada ellu seda risti, millest rääkis mehis. Nii kaua, kuni me ütleme, et mul ei ole, mina ei saa, mina ei jõua, me ei saa siit välja. Me ei suuda seda risti ellu elada, aga kui me ütleme, et sa oled kallis, on ainult üks liigutus siit edasi. Ja Kristus tuleb esile seal, kus on sinu elu. Lootus tuleb esile seal, oled sa noor või vana. Mõni tund tagasi ainult jooksis siin koridorides üks noor tüdruk, Elore Gloria, kellele anti sündides sünnihindeks 1. Ja seda põhjusel, et ämmaemand, meie oma koguduse liige, kes selle sünnituse vastu võttis, ütles, mul ei olnud südant oma sõpradele öelda, teie laps on surnud. Sellepärast ta sai sünnihindeks 1. Aga siis, nendel noortel vanematel oli lootus südames ja nad ei jätnud järgi. Hakati palvetama ja palvetama. Arstid ütlesid, et sellest ei tule midagi. Ta hakkas hingama ühel hetkel. Ta hakkas liigutama. Nad ütlesid, saadame MRT-sse, kahjuks peab olema ta aju surnud, sest ta oli nii kaua ilma apnikuta. Ajus ei olnud mitte ühtegi märki surnud rakkudest. Miks? Sest oli 2 noort inimest, kes ei lõpetanud lootust ära. Charles Spurgeon on öelnud, et lootus ongi nagu täht, mida keskpäeval ei märgata, aga mille tähendus tuleb öösel esile. Või, kui sa oled täna väärikas vanuses. Meie kogudusse eelmisel sügisel astus sisse üks härra, kes oli 83 aastane. Ta ütles, ma käisin viimati kirikus, kui ma olin 3. Mu ema hülgas mind. Mu vanaema kasvatas mind, ta suri, kui ma olin 3. Ma ei mäleta sellest muud, kui meie isa palveti, et ma käisin kirikus. Nüüd mul on 83 ja mu jalad tulid iseenesest kirikusse. Aga esimestel kordadel pea iga kord, kui ta teenistuselt ära läks, ta ütles, ma ei tule enam rohkem tagasi. Ma ei tule enam rohkem tagasi, ma ei vääri seda. Ma olen teinud nii palju halbu asju, ma ei sobi siia. Tead, järgmine pühapäev tuli tagasi. 1,5 nädalat tagasi, teisipäeval oli meil üks tore osadus, kus 2 prouad küsisid, et ma olen kuulnud siin nii palju elumuutvaid lugusid, kuidas see teil päriselt toimub? Räägi, kuidas see saab olla nii, et ennem oli joodik, nüüd ei ole, ennem oli depressiivne, nüüd on rõõmus ja ma proovisin lühidalt jagada neile evangeeliumi, ütlesin prouadele, et kas te tahate mõelda või me palvetame nüüd? Ja siis see sama Illar astus mu selja taha ja ütles teile prouadele, ärge kaua mõelge, tehke parem kohe ära. Teate, see, kes oli elanud 80 aastat niimoodi ja ta ütles, et mul ei ole midagi, tegi ainult korra nii ja sealt edasi tegi nii. Sellest, et ma hoolin, sai korraga rist ja nende prouade elud olid üllatuses kõnetatud. Me oleme olnud siin ja täna me lahkume siit väga olulisel ristmikul. Kas me läheme ära ja ütleme, et business like usual või me läheme ära nagu Paulus, kes elas ajaloo ühel kõige keerulisemal hetkel. Oli peaaegu kõige keerulisema rahva liige ja lõpuks sattus olema põlatud sekti usujuht tolles hetkes. Kõik põhjused olid öelda, et jama, kehva, ei. Ta selle keskel õppis ära midagi, mida ta lasi kirja panna Rooma kirja 15. peatiku 13. salmi. Ta ütles, minu Jumal on lootuse Jumal. Ta mitte ainult ei tea lootusest, ta mitte ainult ei anna lootust, vaid kui sa astud tema ligi, siis see on nagu elekter, mis hüppab üle ja sa saad sellest osa. Sellepärast, head sõbrad, siit lahkudes võta kaasa see sõna.
Rooma kirja 15. peatüki 13. salmist. Aga lootusi Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust püha vaimu väes nendes olukordades, kui on keegi elanud 1 päeva ja saanud sünniindeks 1 või nendes aegades, kui keegi on elanud 83 aastat ja ta elu muutub, kuhu sa iganes lähed. Ära usu seda kuradi valet, et sul ei ole midagi, vaid näe vaeva, võta see pöial välja, nagu mina pidin õppima ja ütle, tead, kellega iganes ma kohtun, ma armastan sind, ma hoolin sinust ja sealt järgmine samm on see, sa võid kogeda Kristust, see rist on sinu jaoks muutev vägi. Kallis Jumala rahvas, nii siin kui sealpool ekraani. Keegi teine ei ole sellel maal võimeline elama ellu seda lootust, mida Jumala sõna räägib, kui sina ja mina. Tõuseme püsti ja ütleme teineteise üle neid sõnu. Mulle ikka meeldib seda endale ja kogudusele meelde tuletada, et kui meie neid sõnu teineteise eest ja teineteise üle ütleme, siis tema täidab need sõnad tegelikkusega. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Kõikvõimsa Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Õnnistatud lootusrikast lootuse kandmist, head õhtusööki, toredat sadamas osadusaega, aga kui sa oled siin ja sa oled olnud ikkagi väga normaalne eestlane ja mõelnud, et ei, ma ikkagi ei lähe seekord eespalvele. Seal oli järjekord, aga nüüd vastupidi, nüüd ei ole järjekorda, siis tead, ma julgustan sind. Teised lähevad sööma, keegi ei näe, tule siia, meie mehed ja naised on siin ja nad palvetavad sinu eest ja sa avastad, et see 20 eurot ei tooda ainult 10 000 juurde, vaid miljoneid õnnistuseks paljudele. Olge õnnistatud. Amen.